Lõpuks on suvi jõudnud ka Eestimaale ning see on parim aeg avastusretkedeks. Ja loomulikult meie kaunil kodumaal on avastamist väärt ka väikelinnad ning seekord võtsin teid endaga kaasa Paldiskisse. Ja kuna Elroni ja jalgrataste vahel on tekkinud mingi error, siis mina tulin jala. Sest kui ma oleks tulnud rattaga, siis rattaga rongi tagasi ma enam saanud ei oleks. Aga kas sina teadsid, kust on Paldiski linn oma nime saanud? Tegelikult esimene teadaolev nimi pärineb hoopis 13. sajandist ja selle andsid rootslased, kus asumi nimeks sai hoopis Rogeviik. Paldiski tänapäevane nimi tuleb aga Katariina teise ajast, mil tsarinna nimetas koha Baltiski portiks. Sadamalinn saigi seejärgi oma nime Paldiski. Ajaloo tuultes on asula ilme oluliselt muutunud. Nõukogude ajal kasutati linna ülisalajase sõjaväebaasina. Kui paljudele seostub Paldiski nõukogude aegse sõjaväebaasiga, siis tegelikult on siin üks väga eriline koht, mis vaatab ajaloos veel kaugemalegi. Siin minu selja taga on Paldiski koduloo muuseum ning tavern Peetri Toll. Koduloo muuseum asub ajaloolisest tollihoones, mis on ehitatud seoses Sõjasadama rajamisega Peeter Suure eestvedamisel. Endine tollihoone asub kiviviske kaugusel raudteejaamast ja on hõlpsasti leitav 2 kiriku vahelt. Hea uudis neile, keda köidavad külmrelvad ning vanad vormid. Siin on suurepärane võimalus nendega tutvumiseks ning uudistamist jagub küllaga. Aukartust äratav külmrelvade püsinäitus pakub võimaluse imetleda omaaegsete käsitöömeistrite suurepäraseid oskusi. Sellesse kollektsiooni kuulub pea 150 relva. Paljud erinevate mõõkade seas on näiteks ka mõõk, mis kuulus omaaegsele maailma pikimale mehele, aga maailma pikima mehe naine oli temast 3 sentimeetrit pikem. Muuseumisse on kogutud Paldiski ajalooga seotud väljaandeid, raamatuid, fotosid ja kaarte. Vanade fotode slaidi esitlust saab vaadata ka suurel ekraanil. Ja kui muuseumit külastades kõht tühjaks läheb, pole vaja muretseda, sest tavern Peetri Toll asub täpselt korruse allpool. Endises tollihoones asuv tavern Peetri Toll on inspireeritud hoone enda ja paiga ajaloolistest sündmustest. Nii pakub Peetri Toll külastajatele ajaloolist hõngu, maitsvat kõhutäit, mõnusaid jooke, sõbralikku teenindust ning nii meelelahutust kui infot kohaliku kultuuriloo kohta. Koht ongi oma nime saanud merekindlusele aluse pannud Peeter Esimese nimest. Paldiski linna ja Pakri poolsaare põnev ja köitev ajalugu ning omapärane loodus pakuvad põnevat avastamist. Näiteks Peeter Esimese kindlus, Muula mäed, Adamsoni ateljeemuuseum, Leetse mõis, Paldiski Püha Nikolai ja Püha Georgi kirikud, Paldiski merekool ja otse loomulikult võimas pankrannik. Lisaks pärand sõjaväelinna kojast, kui tavainimene linna külastada ei tohtinudki. Üks koht, mida siinkandis kindlasti külastama peab, on Pakri tuletorn. Imeilus vaade avaneb 275 trepiastme pärast. Pakri tuletorn on ka kõrgeim tuletorn ning on ülemaailmselt tunnustatud kultuuripärand. See tuletorn siin rajati 1890. aastal, kuid see siin, vanem tuletorn, rajati tänu Peeter Esimesele 1760. aastal.
ning kuna see jäi paeklindi äärele liiga lähedale, siis oli sellel suur varisemisjoht. Seetõttu rajatigi uus tuletorn ning varsti seda vana ehitist enam imetleda ei saagi, sest meri on kõrge kaldaluse ära uhtunud ning on vaid aja küsimus, millal torn merepõhja vajub. Kas sa mäletad veel Eesti 100 kroonist ning mis pilt oli 100 kroonise tagaküljel? See oli seesama Pakri pank, kuid tänapäeval ei näe see samasugune välja nagu tolle pildi peal, kuna Atlandi tsüklonid toovad siia torme, mis tekitavad suuri varinguid. Siit Uuga vaatepunktist algab ka Pakri maastikukaitseala, mille kõige imetlusväärsem osa on Klindi astang. Võimas astang viib tahtmatult mõtted tagasi muinasaega, kui rannarahvad paigas varju otsisid, et rajada siia oma elupaik või liikuda edasi mööda rannikut parematele jahimaadele. Võib üksnes fantaseerida, kes olid need inimesed, mida nad mõtlesid ja tundsid siin paigas omale varjupaika otsides. Siinkohal annan teatepulga sulle üle, et saaksid alustada omaenda avastusretke ja seiklusi. Mina ise aga jään veel siia imetlema suvist loodust ja imelist merevaadet.